Täna oleme tulnud siia Antoniuse õuele, kus avati jõuluõu, kus müüakse igasugu käsitöökaupa ning ka sooja hõõgveini. Lähme vaatame ringi. Mida teie siin müüte? Linaseid tooteid. Linaseid kangad, käterätikud, põlled, nöörid. Kui suur huvi selliste toodete vastu on? Ikka päris suur huvi on. Et ostetakse päris kenasti. Minul on põhiliselt käsitööasjad villased tänase ilma jaoks kohane kaupa. Kui rahvas tuleb, ma arvan, siis läheb heaks müügiks. 2% kindad, sokid. Kes need valmis teeb kõik? No põhiliselt ikka meie memmete, kodus töötajad. Kui palju neid on? No neid on ikka 10. Ja kui kaua läheb aega, et sellise koguse käsitöö valmis teha? No meie firma on töötanud üle 20 aasta, nii et ma arvan, et nii päris ei öeldagi, et me selle koguse teeme valmis, vaid me Tartu turul töötame villavahetusse. Nii et võib ka igal päeval tulla sinna, hinnad on samad. Rääkige natuke enda toodetest. Mina olen üsna hiljaaegu hakanud sellega tegelema, nimelt masintikkimisega. Need ongi minu tooted, pakun siis masintikandiga kinkekotte. Kingituseks näiteks saunalinadele saab kohe siin samas koha peal tikkida, põlled, kõike, mida saab nagu õmmelda tellimuse peale õmblen ja tikin. Ja kui te koha peal saate teha valmis, kui kaua sellega aega läheb? Noh, natukene mõni minut aega kujundamisega ja pool tundi, kuskil pool tundi siis kokku. Selline kiri saab tikitud, aga keerulisemad asjad siis ikka, seal juba läheb kujundamisega, võib mitu päeva minna ja võtab rohkem aega. Rääkige, mille jaoks see raha siin läheb, mille te saate selle klõgi eest? No sellega toetame nägemispuuetega lapsi ja pimedatele juhtkoera ostmiseks. Et need on üsna kulukad projektid, on see pimedate juhtkoer näiteks. Ja selleks on klubi korjanud paljude aastate jooksul päris märkimisväärseid summasid. Ja kuidas siiani äri läheb? No, päev on veel noor. Kuidas inimesed suhtuvad sellisesse heategevusse? No, järjest paremini hakkavad suhtuma, et ilmselt aastatega on hakatud aru saama, et see on väga oluline osa ühiskonna elu osast. Kui paljud pimedad juba on tänu sellele saanud oma juhtkoera? Tartus on 4 pimedat, kes on saanud juhtkoera ja nüüd on järgmine projekt, mis on ühele Pärnu pimedale, kes samuti vajab juhtkoera. Nende töötubade hulgast leidsime me üles vitraažikoja. Mis siin tehakse? Siin tehakse vitraaže, tehakse klaasisulatusi, tehakse klaasimaalingut. Me teeme ise ja õpetame teisi. Siis me teeme väikseid vitraaže müügiks, aga täidame ka tellimusi suurema mahuga ja väiksema mahuga kindlasse kohta mõeldud asju ja tehnikaid on samuti mitu, mida me siis ka omavahel miksime ja kombineerime. Kui palju teil siin õpitubasid siis toimub? Õpitubasid toimub täpselt nii palju, kui soovi on, kui palju neid tellitakse. Paljudel juhtudel õpivad siin väikesed lapsed, aga tuleb ka ette, et on täiskasvanud inimesi ja nad otsivad tavaliselt vaheldust oma igapäevatööle, mis kujutab endast tavaliselt midagi hoopis vastupidist. Mis siis selles ruumis toimub? Selles ruumis on siin kangakoda ja kangakojas toimub mitut sorti tekstiilide nagu kujundamine, töötlemine, ma maalin, trükin, pleegitan, vildin, selline kangaste töötlus. Mille jaoks need kangad tehakse? Siin on ruumitekstiile, on aksessuaare, kostüümiaksessuaare, salle, siis teen ka maalitud kangaid kleitidele, kõik tähendab väga mitmekesiseks kasutuseks. Palju seda tööd praegu on? No minul on küll väga palju. Sellepärast, et need tööülesanded tuleb ju kunstnikul ise endale püstitada. Ja nendest ideedest puudust ei ole siiani tulnud. Nüüd oleme kingi püüdnud Antoniuse gildi Oldermanni Hilja. Mida see Oldermann tähendab? Oldermann on praeguses mõistes
juhatuse esimees, aga vanasti oli tema gildi kõige vanem ja kõige tähtsam mees. See tähendab, et teie korraldate siin kõike? Noh, Antoniuse gild on Tartus juba hästi vana. On teadaolevalt 1449 on kirjalikud teated, aga ta oli kindlasti varem, sest igas Hansalinnas oli oma väike gild ja suur gild ja Tartus oli Püha Antoniuse gild, väike gild ja ühendas tema kõiki käsitöölisi, kõiki käsitöömeistreid. Mis siin täna toimub, rääkige? Ja täna on nüüd siis selle hästi vana gildi järeltulija, praeguse aja Antoniuse gildi, Antoniuse õue jõuluõu. Me teeme seda 5. aastat juba. Ja linnarahvas ootab seda lausa, sest see jõuluõu on meie ajaloolisel Antoniuse gildi krundil. See tähendab, et me võime lugeda seda, et Antoniuse gildi meistrid on siin juba 700 aastat kõndinud ja nüüd me oleme jälle siin ja me oleme koos linnarahvaga. Meil on niisugune tõrvikud põlevad, söepajad põlevad ja rahvas tunneb ennast kuidagi niisugune keset linna, nagu oleks kuskile kaugesse aega või nagu linnast välja võib-olla maale niisugusesse ilusasse taluõue sattunud. Kas peale selle jõululaada toimub ka mingisuguseid muid üritusi Antoniuse gildis? Jaa, tegelikult me ju oleme avatud, Antoniuse gildi meistrite maja on avatud aastaringselt kuude viisi, nädalate viisi, teisipäevast kuni reedeni. Me oleme avatud 12-6, rahvas saab tulla, vaadata ja osta meistrite töid. Ja see on igapäevane lugu, mis me teeme, aga muidu aastaringselt on ju meil oma üritused. Meil on oma niisugused kindlad üritused. Aasta alguses on meil Tõnisepäeva tähistamine, see on meie pühaku Antoniuse päev. Siis on meil Antoniuse mitte jõulu, vaid Antoniuse õuepäevad ja need on alati meil mai lõpus 3 päeva. Me oleme Tartu Hansapäevade Jaanilinna süda. Siis me oleme novembril hingede päeval, on meil hästi kaua õhtul avatud kõik meistrikojad, kõik Tartu linna hinged saavad tulla vaatama, meie endised meistrid, kuidas me elame siin. Meil on hea olla, neil ka on hea olla, kui nad tulevad meid vaatama. Meil on õuel küünlad põlevad jälle, enne seda on Jaanikirikus kontsert ja jõuludaeg on meil jõuluõu avatud, kus jälle inimesed saavad tulla, olla ise endaga ja tunda, et tegelikult ongi kõik väga ilus. Kas gildi seisukohast eestlaste seas on käsitöö populaarne? No gildis, Antoniuse gildis nüüd on tegelikult ikkagi ühinenud Tartu linna tarbekunstnikud. Nii et meil on ka ameteid, nii nagu vanasti nimetati, on meil niisuguste heade ametite esindajaid. Meil on köösner siin majas, meil on hea õmbleja, meil on kübarategija ehk kübarsepp. Nii aga ma ütleksin, et on tõesti palju inimesi, kellele meeldib tulla meid nagu vaadata ja seda tarbekunstnike tööd nad hindavad.